Mäletan Pärti esimesest tunnist. Olin kõrvaltoas ja jäin kohe kuulama. Huvitav oli kuulda, kuidas õpilane õpetajat ennetas. Kui Pärt läinud oli, küsisin kohe, et kust niisugune õpilane tulnud. Mul jäi mulje, et Teller oli natuke nõutu. Ta ütles nagu kahjatsedes, et kõik tahavad kohe midagi uut teha, aga vanu aluseid ei soovi õppida. Mina arvasin, et kui ilmub midagi väga andekat, siis tehku nagu ise tahavad. Moodne muusika oli meie tavaline vaidlus. Pärt tõusis nagu rakett. Pettumus ja mure oli suur, kui Pärt haigestus, kui tema töid hakati lahkama ideoloogia seisukohalt ka Eesti muusikas. Valitses jälle sama provintslik tardumus nagu omal ajal Tartus. Häiris see enneolematu olukord, et poliitika helikeelt juhib ja eriti muidugi Moskva ees pugejate poolt. Aga kuidas teisiti saab, kui küsimuses on oma olemasolu? Pärdi juures köitsid tugev dramaturgiline joon, kontsentratsioon ja kõik üleliigne jäi nagu iseenesest kõrvale.